oleme tulnud Vegoga siis meie esimesele üritusele. Lehte küll üleval ei ole, aga kuskilt peab ka reklaamiga alustama, et jagame siin inimestele flaiereid. Kui praegu pole see õige, siis Vego vähemalt on tulemas see õige autoportaal. Ja Open Track üritus on siin samamoodi. Jah, et selle hooaja avamine Ringrajal, selle aasta esimene Open Track, kui mälu ei peta, siis 71. Open Track üldse. Oleme Vego tiimis ka 2 sõitjaga aegu näitamas. Meie selja taga ja igal pool on näha ka väga palju huvitavaid ja ilusaid hobiautosi. Et esmakordselt on siis tehtud festivali formaadis, kus on siis koos rajal sõitmisega antud lubaga tuua siia nii-öelda inimestele näitamiseks oma erilisi autosi, mida on kodus ehitatud aastate pikku või nädalatega. Et lähme vaatame ringi ja paneme mõned flaierid teele inimestele. Race Driver valmistub. Ma ütlen kohe ära, et professionaalne amatöör. Siukse konkreetse isendiga ei ole isegi Sirajal sõidetud kunagi, aga ma tahaks minna üle sõitma oma Audi R8 aega, mis oli siis 1.21.5, 1.21.7. Sisetunne ütleb, ilm lubab ja nüüd kui rehv alt ei anna, siis ma arvan, täna suudame selle päevalduks üle sõita. Siin peab kindlasti palju siukest kurvidest väljumist jälgima, kuna autol on 480 kilovatti, 950 väänet ja ainult tagarattasse. Oi, kefa. Lükka. Põllurallik lükka. Ma ei tea, kui ilus siia alla vaadata on, aga... No, ütleme nii, et see teine Mersumees oli vähe puhtam hoiatud. Vähe puhtama kapotialusega, sul on oluline ikkagi ringrada, mitte siin näituse ala. Ja julgeme kindlasti öelda, et Eesti kõige kõrgema tiivaga GT-seeria. Originaaltiib oli liiga madal, siis võistas ise teha endale väiksed kõrgendused allagi. Ma ise lähen C63-ga sõitma, aga mis on huvitav, et see auto on tegelikult päris kerge, ta on tipa 1500 lõpuni isegi osad, aga see peaks olema 1600 midagi. Et tundub nagu oleks palju raskem, aga tegelikult on täitsa kerge auto. Rajale uuesti ei lähe. Täna rajale kindlasti uuesti ei lähe. Tuleb puksiirteelida ja siis sellega koju. Vego autol ei signaal peale, sellist nalja ei olegi veel näinud, aga ei oskagi öelda, mingi elektrooniline error ilmselt. No. Ma mingi moment kuulsin ise ka ainult signaali. Siis ma mõtlesin, kurat, kas keegi on mu taga, et kes see nii kiire on. Ja siis võtsin korra rahulikumalt ja kuulen lihtsalt minu auto signaal karjub. Brems praegu vaatab, äkit saab selle lahti signaali pistiku tagant ära võtta. Aga terve aeg, kui ma tõin nüüd rajalt maha, ma oleks nagu kõigile signaali lasnud, nagu ma oleks viimane ülbe inimene võtta. Siis ma tõstsin igaks juhuks käed üles, et äkki näevad, et ma ise ei lase. Aga ühesõnaga mingi ongelma oli seal, on rooli sees. Aga kuidas see esimene tunne oli? Sa said paar kiiret teha ikka või? Siukse pool kiiret tegin ja peab mainima, et aus asi. Et käiguvahetuses, kui nüüd hakkad R8-ga võrdlema, käiguvahetuse pealt tunned, kuidas keegi lööb sulle jalaga selga lihtsalt, et palun mine edasi. Et ja ma olen üllatunud nendes 4 S-reffides, ma pole kunagi neid väga hinnanud, aga praegu uskumatult hästi pidasid. Aga muidugi nad ei saanud nii hullult kuuma ka ja ma arvan, et kui ma tegin praegu 2-3 pool kiiret ringi, et kui panna mingi, ma arvan, 6-7 ringi pealt, siis võib hakkaks läbi libisema. Aga need esimene praegu, nitšavo, et võib äkki lubada päeva lõpuks, äkki tuleb midagi ilusat ka. Mis jama on? Kas Marko väited, et signaali ei peale vastavad tõele või see võib täiesti vale olla? Vastab tõele ja nüüd proovime fiksida. Okei. Kas lihtsam oleks ära võtta ja Markole mitte enam vabandusi anda? Tõmban ära rooli või päägi? Vahet ei ole, võtame mõlemad. Rooli ära. Rool tegelikult jäta ära, siis ta peab sõitma ka, aga päägi võid ära tõmmata, ma arvan, et poisil on vabandus ei oleks, et päeva lõpus kindlasti oleks kõige kiire vaja. Praegu on aeg on ikkagi päris, ütleme, piinlik. Jah, just täpselt. Kahjuks on. Teagi, võib-olla see aftermarket rool on hoopis ikka mingi Hiina toodang. Ei no pigem on, ega selles mõttes, ega see sinna originaalasju ei pole ju. Täielik sai ju. Vaadake, ta ikka veel vabandab seal, kuidas ta signaali peale. Ref peaks hea olema, pidurid on pidid ka kandma, aga mida ei ole, on aeg. Nii et, kehva. Aeg oli kehva lihtsalt. Alla arvestuse. Tegelikult selle Mersu mootor GT-ga on
võrdlemisi sarnane, seal on sisselase on teistsugune ja ainuke vahe on õlitusel. Kui GT-d on kuivakarteriga, siis see on ikkagi tavalise viisi. Siin on korvtoolid, neid saab külge siit kokku ka veel lasta. Shifterid, panoraamkatus, sisu tegelikult on juba võrdlemisi vana, et see ei ole facelift mudel, sellest on nüüd facelift mudel on ja siis nüüd on täitsa uus C63 ka. Aga täitsa uus C63 ei ole enam V8, on 2.0 hübriid, et mis ei ole selles mõttes enam tõsiselt võetav mootor, sellest sai Mersu ka ise aru. Ja Mersu nüüd läheb tagasi uuesti V8 peale, vähemalt uus CLE klass tuleb juba V8-ga ja ilmselt hakkavad siit C63 ka nüüd tegema uuesti V8-ga, kuna 2.0 hübriidi müük lihtsalt oli täiesti nulli lähedal, kuna auto ise kaalub juba 2200 kilo. Siis seal midagi nagu tarbija jaoks midagi ägedat enam ei olnud. Et see on veel siuke hetkel veel viimane siuke V8 mootoriga twin turboga siis. Ja lähme rajale ka proovima, ma arvan, et saame rajalt ka anda tagasida, kuidas ta rajal käitub, aga ma ise arvan, et raja jaoks väga selles mõttes saab sõita, aga ta ei ole kindlasti ideaalne auto, kuna ta on natuke liiga raske selle jaoks, aga kindlasti alla 1.30 Audrus sõidab, et ma tean, et Murakas on ka sõitnud kunagi sellisega Audrus ja äkki 1.27 sõitis siis Murakas Audrus sellega aega, et vaatame, mis me täna teha suudame, kas me sõidame sinna lähedale või mitte. Praegu on siis Audrus on 2 sessiooni, on kiired ja aeglased, et kiiresse sessiooni saada peab sõitma alla 1.27. Et me lähme teeme nüüd esimese sessiooni, vaatame, mis aega sõidame, kas saame üldse kiirete poiste gruppi või ei saa. See on siuke triki kurv siin või? Saab suht suure hooga läbi tulla, aga siin peab natuke julgust olema. No nii. Väga kütusega otsa saame või? Mul oligi pool paaki tegelikult. Okei. No nii, Kerdike, kuidas läks meil siis sõit? Esimesed ringid autoga. No mis on ikka, algust tegime siin kaameramehega paar ringi ja vaatasime, testisime rada. Ma olin aeglases grupis peal, et mul kogu aeg jäi selles mõttes keegi rajal ette. Midagi erilist aega ei tulnud, ma vaatasin, et minu race chrono oli 1.34, et siit on veel kõva 9 sekundit, saab kindlasti alla sõita. Ma jäin autode taha, pluss ma ise ei oska veel selle autoga pidurdada. Ta on päris raske auto, kilovatte ma täpselt peast ei teagi, aga ma arvan 430 kilovatti, et sirge peal ta on väga kiire, aga nüüd just seda pidurdushetke nagu ära tabada. Me ühe korra panime ka Mihkliga seal, läks natuke pikaks ja ühe korra viskas driftile ka mind, et natuke tabada seda kurvi sisenemist. Sellega on vaja tööd teha veel, aga muidu saab sõita küll, võrreldes siin teiste sportautodega, BMW-dega, ta on ikkagi natukene nagu vedel, et ta ei ole nii hea, kui kindlasti uued BMW-d on või üldse M2-d või M3-d, et rada on väga kuum ka, et ma juba teise kiire ringi peal tundsin, et rehv hakkab natuke nagu läbi libisema. Okei, et ühesõnaga praegu olid aegsed ajad on ju ja nüüd siis hetke pärast hakkad kiired aegu püüdma? No ma arvan, kui ilm õhtupoole ka, kui ilm natuke jahedamaks läheb, et siis vaatame, proovime uuesti. Et täna kindlasti alla 1.30 tahaks ära sõita, et siis oleks siuke süda rahul endal. Okei. No loodame siis, et läheb ikkagi ilusti ja ma kuulsin just, et nagu sa mainisid, et oleks peaaegu natuke siin otse tahtnud minna, et siukse tempoga seda kiiret aega püüdma minna, kuidas sa nagu enesekindluse poole pealt tunned? Ma ütlen, enesekindlust on kindlasti juurde vaja, sest ma ei taba ära seda, et sirge lõpuni hoida sinna viimase hetkeni gaasi põhjas ja siis millal täpselt pidurdama hakata. Seda hetke on päris raske tabada, et siin võib minna lihtsalt see, et ma panen mingi hetk sirgeks ära põllu peale. Et ma ei ole üldse tegelikult väga palju Audrust sõitnud ka ja eriti kiirete autodega, et peab harjutama, aga ja kui Murakas on sõitnud 1.27, kes on ikkagi Eesti legend ja siin ralli suurisa ja kui tema aja ära sõidan, siis ma arvan, ma väga hea meele, aga kindlalt, davai. Nii, räägime siis natuke ametlikumast osast ka siia YouTube'i meie esimesse videosse. Kes me oleme, mis me üldse teeme? Me oleme siis 4 Veego asutajad, Siim, Marko, Gert ja Kaspar. Oleme kõik tegelenud noorest saati autospordiga, kes driftiga, kes ringrajaga, kes niisama talvevõlusid nautinud. Kindlasti me edaspidi siin kanalis tahame kogu seda asja kajastada teile ja natukene rääkida üldse autokultuurist ja ka autokultuuri Eestis edendada, mida me siis Veego alt kindlasti tegema hakkame ja ka juba teeme, et Veego on toetamas siin nii driftisportlasi, rallisportlasi kui ka teisi spordialasi, keda me siis koostöös EAL-iga hakkame välja valima ja toetama. Üks point on ka tuua meie vaatajateni erinevad autoüritused, rajapäevad, driftivõistlused, et kuna täna inimestel on nii tihe graafik, töö ja pere ja kõige muu kõrvad, siis igal üritusel ei jõua. Meie omalt poolt proovime siis läbi vähemalt arvutiekraani
tuua selle teieni, et saaksite ikka ülevaate, mis Eestis ja äkki siin lähimaades meil toimub erinevates autoüritustel. Aga kindlasti ka me hakkama proovima ja testima erinevaid uusi ja ka vanu automudeleid ja tooma ka läbi selle natukene sellist teistmoodi sisu võib-olla Eesti YouTube'i maastikule, mida veel tehtud ei ole. Aga mis siis Veego on, et Veego on ikkagi, eks ta ole nagu automüügiportaal, aga samas me ise mõtleme, et ta ei ole lihtsalt tavaline automüügiportaal, et meil on ikkagi plaanis seal hakata nii-öelda erinevad koostööpartnerite pakkumisi seal kajastama. Ta võiks justkui olla sinu sõiduki uus kodu, kus sa saad oma tsikli, paadi, auto sinna üles lisada, sa ei pea seda sõidukit isegi müüki panema, sa saad sinna lisada endal näiteks sõiduki ajaloo infot, märkmeid teha ja endale võib-olla meelepäraseid sõidukeid veel sinna juurde lisada, mis sulle huvi pakuvad. Näiteks mõni sõiduk, mis on müügis, mida sa võib-olla mõtled, et tahaks kuulda, millal selle sõiduki hind muutub või endale nii-öelda niisuguse märkmiku sinna teha, et ta on niisugune ühtne sõidukite kodu, kus sa saad hallata oma kõiki sõidukitega seotud asju. Nagu me teame, on siin olnud ju pikka aastaid, on olnud Auto24 siin droonil. Tänaseks on ta Leedu ettevõte. Ütleme nii, et nad enam Eesti autokultuuri väga panustada ei taha ja siit me tahamegi tulla nüüd uute noorte ja innovatiivse mõtlemisviisiga, kuidas ollagi Eestis niisugune hea partner, edendada motorsporti ja meil on kindlasti ka väga suured plaanid, mida me täna veel ei hakka kõiki siin välja rääkima, aga eks siin tulevikus läbi kanali ja läbi meie kodulehe kõike seda näeb. Nii et like'i, subscribe'i ja share'i. Me teeme ühe sõidu Unibeti ülemusele. Ta on meil vist, nagu ma aru sain, Soomest pärit. Aga nagu me Veegoga oleme siin üritusel sponsor, siis see Unibet on siin peasponsor. Ja siis tuldi paluma, et äkki saavad selle musta vihase Batmobiiliga ühe sõidu. Nii et teeme tal tuju lõbuseks ja vaatame, mis emotsiooni ta pakub meile. I think I broke it. Oh no. Ma ei teagi, nüüd iga ring on uus probleem. Esimene ring signaal jäi peale, selle tegime korda. Nüüd on uus probleem rooliga. Pool kiiret tehes, kõik on fine ja kui teed kiiremat ringi, auto jääb veits kuumemaks ja natuke on rool viltu. Tõmbab rooli nii raskeks, et lihtsalt ei jaksa keerata seda. Ja milles asi on, ma ei tea. Praegu peamehaanik läheb testi, äkki ta mõtleb välja, mis asi on. Loodame, et järgmiseks korraks on ta korras ja siis saab äkki päris aega sõita. Võta jäätist ja naudi. Jäätist ei taha, korras autot tahan. How was the racing before? Yeah, it was amazing. First time for me in a track with that kind of car, so impressed. Yeah, definitely. So what was the greatest thing and what was the worst thing about that? I don't think the worst thing was that it almost broke, but no, I think the best thing is just the whole experience. The braking is impressive and driving was nice. No bad words about it. Nii, Brems, omanik julgenud kaamera ette tulla, aga sa käisid ka autoga rajal. Räägi meile uus M4, kuidas oli siis? Minule isiklikult väga meeldib. Ütleme, et kuna ma olen vana M4 ja M3-ga ka sõitnud, siis on ikkagist uus auto ja rajal väga hästi saab sõidetud. Aga mis sa arvad, mis on potentsiaalne aeg, mis sellega võiks sõita siin rajal, kui on hea ref? Ma arvan 1.22 midagi, koma lõppu sinna. Aga siis võiks kap aega sõita või? Ma arvan küll, jah. Praegu on siin mingid 4 S-idal või? Ei ole, superspordid, vana mudel refi ja suht läbi ka omadega, et siin täna jäi puhtalt refi taha ja rada nii kuum, et lihtsalt libises igal pool, et kui saab uued rehvid alla, siis ma arvan, see 1.22-1.23 ei ole väga raske. Mul oli M2-ga kunagi nii, et pidurid hakkasid ära kaduma mingi, et kas sellel oli ka tunda mingi aeg, ei ole? Absoluutselt mitte, et no vanal M3-l ka ma ei tundnud, kuna Randaril olid alati kanged pidurid ja klotsid, aga sellel ikkagist
ütleme, et pidurid on väga hea, võrreldes isegi vanaga, et vana jääb sellele kindlasti alla. Mis oli huvitav, mul olid C63-ga sama, ta on palju raskem auto, aga mul ei olnud kordagi seda tunnet, et pidur hakkaks ära kaduma. Versus vana M2-ga, vahepeal läks nagu lödiks ikka pidur. Siin on ees on ikkagist 6 kolviga supportid, vanal on 4-ga, sealt tuleb juba vahe, klotsi suuruse vahe ise on, ma ei kujuta ette, ma arvan umbes pool. Nendel M-idel peaks olema veel uus tehnoloogia ka peal ju, et kui surve hakkab ära kaduma, siis ta pumpab rohkem survet peale. Eks see peaks ühtlane kogu aeg olema. Sealt keskelt saad veel muuta ka piduripedaali nii-öelda tunnetust, mida ei ole ennem olnud M-idel, et lähed rajale, siis on piduripedaal nagu racecaril nii-öelda. Aga sisu on ka päris huvitav. Ja ma just mõtlen, kas oleks vaja üldse nagu seda päris korvtooli. Kuidas tunne, hoidis see kinni ka või? Hoidis küll, aga no ma arvan ikkagi, et korv on korvne. Et kui sa istud päris korvi ja saad traksidega veel ennast kinni tõmmata, siis on ikkagi teine teema kui selle tavarihmaga ja nii-öelda poolpehme istmega. Huvitav, kas Randar proovis ka seda, ta ju salvestab ise tracki aega ja teeb videot ka tegelikult sellest? Jah, seda peaks küsima omanikult. Äkki tegi endale mälestuseks. Päris huvitav funktsioon jälle siuke. No BMW oskab teha ikka. Seda autot praegu ta on stokina veel. Ma arvan, kui siia veel väike chip ka panna. Natuke jõudu juurde, siis on... Lisa 100 kilovatti ka veel peale, ma arvan, siis on väga kiire auto. Ja tulla parema rehviga proovima. Jah, no rehvi taha jäi täna kindlasti. Aga siin on võib-olla üks targem poiss, kes oskab meile rääkida täpsemalt, mis siin toimub ja mis veel ees tulemas on ja mis põnevat üldse, millega toimetad ja põgusalt endast. Jaa, Carson Coffee eestvedaja mina tõime esimest korda siis kokku 2 asja, Open Track ja autonäitus. Ehk siis tegime esimest korda Eestis ära sellise asja nagu Open Track Festival. Carson Coffee on tegelikult tegutsenud praeguseks pea 7 aastat. Oleme vedanud selliseid teistmoodi autoüritusi, väga organiseeritud, 90% üritustest väga valitud autod. Et see ei tähenda küll seda, et sul peab olema mingi 20-tonnine värvitöö, aga lihtsalt, et see asi oleks silmapaistev ja inimestel oleks midagi ägedat vaadata. No väga lahe, igal juhul üritus ise ju täitsa tore, aga ma ütlengi, et Eestist on puudu üks nagu katepeal üritus on Rootsis, kindlasti tead. Kus olekski esinejad, asjad, väike drift võib-olla juurde. Ja idee tegelikult, kuhu minu arvates vähemalt see kogu kontseptsioon siin jõuda võiks. 3-päevane event, reede on siuke sisseelamispäev, inimesed jõuavad kohale, pakivad ennast lahti. Laupäeval esineja pidu möll, õhtul on esimesed vennad tracki peal juba, saavad tracki läbi sõita, saavad selgeks ja pühapäeval full tracki paugutamine. Siis me toome kokku kõik erinevad kommuunid. Me toome kokku autonäituse osa, me toome kokku driftivennad, me toome kokku tracki vennad ja miks mitte ka teha tracki osa 2-osaliseks, et on paigid ja on autod, et me toome kõik kommuunid erinevad kokku siia. Samamoodi EXPO-ala võimalikult suureks, võimalikult palju erinevaid teenuseid, toetajad kindlasti on alati see, mis on meie eesmärk, on see, et kõik toetajad on kohal. Sellepärast, et see näitab juba, meie omalt poolt näitame, et meile nagu läheb korda see, et meid toetatakse ja teiselt poolt me anname nii palju tagasi kui võimalik ka toetajatele. No igal juhul väga äge ja kindlasti Veegoga me olemegi sükest autokultuuri ka natukene aitamas kuidagi õlga alla panna ja ma arvan, üks koht, kus me saame seda teha, ongi läbi teie ürituste, kus me ka kindlasti tulevikus tahame kohal olla. Mis üritused on see aasta veel tulemas? Kokku on tulemas veel 3 üritust. Juunis tuleb selline nagu avatud formaadis siuke social. Teeme T1 kaubanduskeskuses läbi 2 korruse siuke Fast and Furious vibe. Augustis tuleb üks 2-päevane üritus, mis hetkel veel on selline veits saladuse katte all. Ehk siis päris täpselt veel ei ütle, millal, kus ja mismoodi. Ja septembris plaanime lõpetada hooaja ja kindlasti samamoodi suurelt, nagu me seda ka eelmine aasta tegime Velotrekil. Igal juhul suured tänud sulle ja teeme koostööd edasi. Super. Aitäh! Oli väga hea päev. Linna pidi tegema kõige kiirem aja, me tänaseks küll lõpetame, aga täna oli mitu vabandust, küll aga jäi signaal peale, küll pidurid olid jamad, siis oli veel mingi probleemi, et ühesõnaga poist läheb ikkagi üritab oma kiirem aja kätte saada ja näeme järgmises videos.